Me just kulutasime $285 miljardit, et ehitada midagi, mida inimesed nimetavad digitaalseks jumalaks, mis suudab rahvusvahelise matemaatikaolümpiaadi ülesanded sekunditega lahendada, aga näitad alles seinakella ja ta eksib umbes pooled korrad. See peaks siin muretsema panema, mitte huvitaval moel, vaid pigem nii, et me ei pruugi tegelikult aru saada, mida me just lõime. Sest praegu levib Silicon Valley's üks illusioon. 73% siseringi inimestest arvab, et tehisintellekt muudab kõike. Ainult 10% avalikkusest tahab seda. Kumb see siis on? Kas iring on ajaloo suurim läbimurre või mitme miljardi dollari suurune arusaamatus sellest, mida inimesed tegelikult vajavad? See on põhjus, miks usaldus tehisintellekti vastu on kokku varisemas. Alates sellest, kui tehisintellekt tuli välja julgete lubadustega, on varajaste kasutajate jaoks olnud see kummaline ja ebaühtlane teekond. See töötab kui väga arenenud mehaaniline türklane, mis on programmeeritud täitma konkreetseid ülesandeid. Kuid kas see ka tegelikult läbi läheb, sõltub täpselt edutingimustest. Ülesannetes, millel on väga konkreetne ja objektiivne tingimus, on see uskumatult hea. Tarkvara on näidanud, et suudab advokaadieksami hõlpsalt läbida. See on uskumatult keeruline õigusalane eksam, milleks tulevased juristid õpivad kuid, lihtsalt skaneerides kõik kättesaadavad andmed vastuste leidmiseks. Aga juristid, kes kasutavad seda vande all antud ütluste protokollide ja muude kohtudokumentide koostamiseks, on sageli sattunud ebameeldivate üllatuste otsa. Tehisintellektil on avastatud kalduvus väljamõeldud kohtuasju, et oma seisukohta toetada, mis on viinud selleni, et rohkem kui ühte juristi on kohtunik noominud või isegi ähvardanud advokaadi staatusest ilmajäämisega, kuna nad on püüdnud esitada tehisintellektid põhinevat võltsitud juhtumit. Miks siis tehisintellekt nii palju asju õigesti kui ka valesti teeb? Tehisintellekti eksperdid on uurinud selle süsteemi tugevusi ja nõrkusi ning avastanud mõningaid šokeerivaid puudujääke. See ei suuda tuvastada lihtsaid fakte, näiteks lugeda, mitu R-tähte on sõnas strawberry või määrab valesti analoogkella näidatud aja. See on levinud viga, mida mudelid teevad lausa 50% juhtudest. Ja mõnikord võivad need vead olla ohtlikud. Google'i tehisintellekti kokkuvõtted vastasid naljaküsimusele, mitu kivi peaksin sööma, soovitades inimestel süüa 1 kivi päevas, tuginedes satiiriveebi The Onion artiklile. Tehisintellekt saab suurte asjadega hakkama, kuid komistab sageli väikeste asjade otsa. Seda nimetatakse sakiliseks piirialaks ja see seab kõik kahtlus alla. 2026 aasta veebruariks oli ainuüksi USA's tehisintellekti investeeritud $285,9 miljardit eesmärgiga täiustada tehnoloogiat ja konkureerida selles, mis sisuliselt on muutumas tehnoloogiliseks võidurelvastumiseks. Iga-aastane investeering $25,2 miljardit generatiivse tehisintellekti arendamisse on sama suur kui 17 Burj Khalifa ehitamise hind. Kuid tehisintellekti areng ei ole olnud sujub. Suured edusammud vahelduvad ootamatute tagasilöökidega. Ethan Malak, selle probleemi tuvastanud artikli autor, väitis, et tehisintellekt lihtsalt ei õpi samamoodi nagu inimesed. See teeb samu vigu korduvalt ja kui inimesed tormavad täiskiirusel tehisintellekti juhitud tulevikku, võivad need ootamatud puudujäägid olla ohtlikud. Kui tehnoloogiahiiglased saavad oma tahtmise, on see igas eluvaldkonnas. Kuid nüüd ütlevad inimesed, et aitab. Räägi kellegagi tehisintellektist ja kuuled vastakaid arvamusi. Ühel pool on varased kasutajad, inimesed, kes ei suuda lõpetada rääkimist sellest, kuidas see on muutnud nende tööd, loovust ja isegi igapäevaelu. Teisel pool on vaiksem, kuid kasvav grupp, kes hakkab vastu seisma. Inimesed, kes on uhked, et pole seda kunagi kasutanud, süüdistades iga päringut kunsti varastamises ja keskkonna mürgitamises. Nagu iga vastuolulise teema puhul on mõlemal poolel häälekad aktivistid ja tundub, et seis on üsna võrdne, kuid tegelikud andmed näitavad hoopis teistsugust pilti. Stanfordi tehisintellekti indeks on jälginud inimeste suhtumist tehisintellekti nii tehisintellekti sektoris kui ka väljaspool seda alates 2017 aastast. Igal aastal ilmneb üha dramaatilisem muutus. Praegu on üks rühm, kes usub täielikult, et tehisintellektil läheb aina paremini ja tulevik toob ainult häid asju. Probleem on selles, et need inimesed on ise tehisintellektiga seotud. 73% ekspertidest ootab tehisintellekti täiendavast investeerimisest positiivset mõju. Nad on järjepidevalt pakkunud seda ettevõtetele nii tehnoloogiasektoris kui ka väljaspool seda, kui lahendust nende probleemidele. Kuid üldsusarvamus on hoopis teistsugune. Kui minna laiema publiku juurde, siis tehisintellekti toetus mitte lihtsalt ei lange, vaid kukub järsult. Ainult 23% ameeriklastest peab tehisintellekti mõju positiivseks. Enamik on aga mures töökohtade massilise kadumise pärast, kuna tehisintellekt automatiseerib üksteise järel erinevaid tööstusharusid. Ainult 10% ütleb, et nad on rohkem elevil kui mures. See on isegi väiksem kui nende inimeste arv, kes arvavad, et kuu peale maandumine on võlts. See pole lihtsalt arvamuste erinevus.
see on suurim lõhe avalikkuse ja finantseliidi vahel alates 2008. aastast, mil pime enesekindlus aitas kaasa suurimale krahhile pärast suurt depressiooni. Ja eksperdid ei ole ikka veel mures. Nad usuvad, et kõik saab korda, kui tehisintellekt jõuab järgmise verstapostini. Aga see pole lihtsalt optimism, see on kajakamber. Kui sa veedad piisavalt aega majanduse, turgude ja tulevikusuundade kohta lugusid uurides, on lihtne jääda mõttemalli lõksu, kus tunned, et pead kõik kohe välja selgitama. Kui sa ei suuda kogu pilti korraga lahendada, siis jäädki stressama, mõtled üle ja ei tea, kust alustada. Ja ma arvan, et paljud inimesed tunnevad sellega samastumist, sest elu ongi selline. Mõnikord ei ole surve üks suur dramaatiline asi. See on lihtsalt pidev ebakindluse, stressi ja tunde raskus, et sa peaksid kõikidele küsimustele kohe vastused teadma. See on üks põhjus, miks teraapia võib olla nii väärtuslik. See annab sulle ruumi aeglustada, oma tundeid läbi mõelda ja võtta asju sammhaaval, selle asemel, et kõike võtta nii, nagu kõik peab olema, kas kõik või mitte midagi. Teraapia on aidanud mul võtta midagi, mis tundub tohutu probleemina ja jagada see väiksemateks, paremini hallatavateks osadeks. See on aidanud mul keskenduda sellele, mida ma saan praegu teha ja muutnud asjad vähem üle jõu käivaks. Ja sellepärast olen ma tänulik, et BetterHelp toetab seda videot. BetterHelp teeb teraapiaga alustamise lihtsamaks. Saad teha kiire testi ja sind viiakse kokku litsentseeritud terapeudiga. Ja kui tundub, et see pole päris õige valik, saad igal ajal tasuta terapeudi vahetada. Saad suhelda nii, nagu sulle kõige mugavam on, telefoni, video või sõnumite teel. Mõnikord ei seisne edasiminek selles, et kõik korraga korda teha. Mõnikord on oluline lihtsalt see, et sul oleks tugi ja uus vaatenurk, et saaksid veidi selgemalt edasi liikuda. Kui oled mõelnud teraapia proovimisele, siis klõpsa kirjelduse all olevale lingile või külasta betterhelp.com/infographics, et saada oma esimeselt teraapiakuult 10% soodustust. Tehisintellekti eksperdid toovad välja muljetavaldavaid saavutusi nagu tehisintellekti edu matemaatikaolümpiaadil, doktoritaseme teadusküsimuste lahendamine või statistiliste andmete analüüsimine. Ja nendes valdkondades on tehisintellekt näidanud uskumatut arengut. Küberturvalisusega tegelevad tehisintellekti agendid saavutasid 2025 ühendal aastal 93% edukuse määra, võrreldes eelmisel aastal vaid 15%-ga. Aga see, et tehisintellekt töötab, ei tähenda, et ta mõtleb. Tehnoloogia eksperdid armastavad öelda, et kahtlejad on lihtsalt kangekaelsed. Vastupanu on lihtsalt ajutine ja kõik lepivad olukorraga, kui see muutub vältimatuks. Aga mis siis, kui see eeldus on vale? Mis siis, kui seekord on teisiti? Alates esimesest päevast on tehisintellekti ettevõtted müünud visiooni, mitte lihtsalt paremaid tööriistu, vaid murrangulist hüpet intelligentsuses. Nad kasutavad ära midagi, mida inimesed juba tunnevad. Seda tehisintellekti versiooni, mida oleme filmides näinud. Kõikvõimas süsteem, täielikult autonoomne, võimeline mõtlema, otsustama ja isegi maailma paremini juhtima kui inimesed. Ja kõige keskmes on üks idee – singulaarsus. See hetk, mil tehisintellekt ületab täielikult inimintellekti ja kõik sõltub sellest. Uskujad ütlevad, et peame rohkem pingutama, rohkem investeerima, sest teisel pool ootab utoopia. Aga skeptikud näevad midagi muud. Nad näevad kõiki neid hetki, mil tehisintellekt ebaõnnestub. Aga mis siis, kui kumbki neist ei ole õige? Aga mis siis, kui tehisintellekt on lihtsalt intelligentsuse illusioon? 2025 aasta juunis avaldatud Apple'i uuring tekitas tehnoloogiamaailmas laineid, kui see pani kahtluse alla kogu tehisintellekti kasuks esitatud peamise argumendi. Apple oli tehisintellekti buumi ajal kummalises olukorras. See oli endiselt üks maailma võimsamaid tehnoloogiaettevõtteid, kuid nende enda tehisintellekti pingutused ei andnud tegelikult tulemusi. Oli mitu ebaõnnestunud algust ja pärast investorite survet muutis ettevõtte suunda. Selle asemel, et võistlusest kõrvale jääda, hakkas ta tegema koostööd teiste ettevõtetega, et tuua tehisintellekt oma seadmetesse. Ja see andis sellele midagi, mis tehnoloogiamaailmas on haruldane – erapooletuse. Apple'i teadlased uurisid põhjalikult peamisi tänapäevaseid tehisintellekti mudeleid ja katsetasid, milliseid probleeme need suudavad lahendada ning millistega hätta jäävad. Nende uuringud kinnitasid seda, mida enamik inimesi juba teadis. Tehisintellekt on hämmastav õige vastuse leidmisel andmekogumist ning suudab seda teha kiiremini kui ükski inimene, kuid see tugineb statistilisele analüüsile. Ja kui infot pole piisavalt, väheneb selle võime tõde tuvastada. Mida rohkem samme, seda rohkem satub see raskustesse. Üks tehnika, mida teadlased kasutasid, oli esitada tuttavaid matemaatikaülesandeid uutes sõnastustes. Nad ei andnud tehisintellektile võimalust kasutada juba olemasolevaid mudeleid. Tehisintellekti võime järgmise sammu määramisel vähenes märkimisväärselt, mis näitas, et see tugines pigem mustrituvastusele kui tegelikele teadmistele ja mõtlemisele.
ja mida rohkem samme tal tuli ülesande lahendamiseks teha, seda raskemaks muutus tal õigel rajal püsimine. See sai selgeks, kui seda testiti Hanoi tornide ülesandel, kus tuleb ketaste virn ühest vardast teisele liigutada rangete reeglite järgi. Kui ketaste arv suurenes, hakkas tehisintellektil raskusi tekkima. See sattus korduvalt takistustele ja lõpuks näis, et ta andis üldse alla. Ja see võib viidata sellele, et tehisintellekti lubadused pole mitte ainult ülehinnatud, vaid võivad olla lausa vale. Et jõuda singulaarsuseni, peab tehisintellekt suutma lahendada probleeme nii nagu inimene. Teadlased koguvad andmeid kümnetest allikatest, võrdlevad neid omavahel ning hoiavad mitmeid muutujaid meeles, kui nad loovad teooriaid ja testivad neid samm-sammult. Kui tuleb uut teavet, muutuvad ja kohanduvad need teooriad reaalajas. Male suurmeistrid teevad midagi sarnast. Nad arendavad välja sadu strateegiaid, mitte ainult iga laua asetuse jaoks, vaid ka iga vastase jaoks, kellega nad mängivad. Inimese mõtlemine pole kunagi päris lõpuni viidud, vaid areneb koos hetkega. Aga tehisintellekt ei mõtle, ta lihtsalt sobitab. Need, kes arvavad, et tehisintellekt on vaid pettemäng, juhivad tähelepanu sellele, et me oleme seda varem näinud ja see ei meeldinud meile. Tehisintellekt on lihtsalt palju arenenum versioon automaattäite funktsioonist, mis püüab sinu eest e-kirju kirjutada enne, kui sa jõuad ise trükkima hakata, või automaatsest klienditeenindajast, kes sunnib sind kõik sammud läbi tegema enne, kui saad päris inimesega rääkida. Ja see on sellepärast, et tehisintellekt ennustab, mis võiks olla järgmine samm ja valib siis tõenäosuse põhjal vastuse. See ammutab andmeid tohututest andmekogumitest üle kogu interneti, analüüsib mustreid ja seda, kuidas keelt kasutatakse ning loob vastuseid, mis statistiliselt sobivad etteantud küsimusega. Enamasti meenutab see enam-vähem vastuvõetavat vastust, kuid palju pole vaja, et see tasakaalust välja viia. Üks parimaid näiteid tehisintellekti praegustest probleemidest on näha hoopis teistsuguses tehisintellekti süsteemis. Rahvamassi ohjamiseks kasutatavad robotkoerad suudavad liikuda uskumatult täpselt, kui kõik läheb ootuspäraselt. Iga samm on välja arvutatud, iga liigutus on rangelt kontrollitud, kuid see täpsus toob kaasa ka nõrkuse. Isegi väikesed häired võivad need sisuliselt kasutuks muuta, kuni need taaskäivitatakse. Ja just selline on tehisintellekt praegu. Uskumatult tõhus ja veenev automaatlõpetus, mida on üllatavalt lihtne segadusse ajada. Ja paljud ütlevad, et see pole seda väärt, eriti arvestades kõiki sellega kaasnevaid kulusid. Hoolimata neist jätkuvatest muredest on tehisintellekti investeerimise vastu endiselt tohutu huvi. Need, kes rahastamise narratiivi edasi viivad, on paljusid veennud, et järgmine uuendus, järgmine mudel parandab praegused piirangud ja see usk tuleb väga suure hinnaga. Iga uus mudelite põlvkond ei vaja ainult tipptasemel teadlasi. See vajab tohutul hulgal arvutusvõimsust. Isegi enne avalikkusele kättesaadavaks tegemist maksis Google'i Gemini Ultra treenimine juba $191 miljonit. See on 2 kaasaegse F-35 hävituslennuki maksumus ainult ühe mudeli eest. Ja see on vaid kulude jäämäe tipp. Asi pole ainult selles, et see lõputu projekt maksab raha. See nõuab tohutut investeeringut infrastruktuuri. Internet ja kõik sellega seotud teenused sõltuvad andmekeskustest, et neid töös hoida. Tehisintellekti tulek ja nende teenuste massiline kasutuselevõtt tõid kaasa tohutu nõudluse kasvu. 2024 aastal kasvas vajadus tehisintellektil põhinevate andmeteenuste järele 690% ning eeldatavasti kasvab see igal aastal veel umbes 1/3 võrra. Ja see ei kujunda ümber ainult meie interneti, vaid ka kogu meie maailma. Andmekeskused kerkivad üle kogu maailma, hõivates tohutul hulgal olemasolevat kinnisvara. Kuigi enamik uusi andmekeskusi asub välismaal, paikneb Ameerika Ühendriikides kokku 43% maailma andmekeskustest ning need keskused tarbivad tohutul hulgal energiat, töötades päevas miljoneid päringuid. See nõuab suurt elektri- ja veekulu, mille tulemusena suureneb nende piirkondade heitkogused, halveneb õhukvaliteet ja mõnel juhul tekivad isegi veepuudused. Tehisintellekti vastased aktivistid on nõudnud andmekeskuste moratooriumi, tuues põhjuseks nende keskkonnamõju. Kuid tehnoloogiasektor on toonud välja, et iga tehisintellekti päringu mõju on väga väike, palju väiksema süsinikujalajäljega kui näiteks hamburgeri söömine või autoga sõitmine. Probleem on selles, et keegi ei tee ainult ühte päringut. Süsteemist on saanud paljude jaoks pidev kaaslane ja see koguneb kiiresti. Tegelikult hinnati Grok 4 treenimise kulu võrdseks 17 000 autoaastase heitkogusega. Ja see pole ainus koht, kus inimesed seda mõju tunnevad. Tehisintellekti laienemise vastastel võib olla ootamatu liitlane – mängurid. Kuigi videomängude fännid on tavaliselt tehnoloogia arengute poolt, kogevad just nemad tehisintellekti tõusu kõige otsesemaid tavajärgi. DDR4 hind on viimase aasta jooksul tõusnud üle 2000% tänu tohutule nõudlusele tehisintellekti ettevõtete poolt. Isegi kui mängurid suudavad seda endale lubada, ei pruugi nad seda osta saada. Mõned juhtivad RAM-mälukiipide tootjad on üksikmüügiäri üldse lõpetanud.
üha enam levib arusaam, et ameeriklastelt nõutakse suuri isiklikke ja keskkonnaalaseid ohverdusi, et võita tehisintellekti relvastusvõidujooks. Aga asi on selles, et me ei pruugi isegi seda teha. Kõik maailma juhtivad tehisintellekti ettevõtted on Ameerika omad, sealhulgas OpenAI ja Anthropic. Samuti suuremad tehnoloogiakontsernid nagu Google ja X. Investeeringute osas pole isegi teist kohta, mis oleks lähedalgi. Ameerika Ühendriikide erasektor investeeris aastatel 2013-2024 üle $470 miljardit tehisintellekti uurimisse ning igal järgneval aastal kasvasid need summad hüppeliselt. Ainult 2024 aastal investeerisid USA $109 miljardit, samal ajal kui Hiina investeeris $9,3 miljardit. Ja see kõik ei pruugi isegi tagada USA-le kohta esi-20. Uue tehisintellekti tehnoloogia päritolu osas on Ameerika Ühendriigid siiski endiselt esirinnas. Sellised riigid nagu Hiina, Jaapan ja Lõuna-Korea konkureerivad tugevalt, kuid USA ettevõtted on suutnud säilitada selge edumaa nii võimekuses kui ka ulatuses. Teised riigid otsivad nüüd aktiivselt võimalusi teha koostööd, nende tehnoloogiat litsentsida või Ameerika tehisintellekti ettevõtetesse investeerida, et lihtsalt tehnoloogia kiire arenguga sammu pidada. Kuid pikas perspektiivis võivad need siiski osutuda paremaks investeeringuks, sest USA jääb omaksvõtu poolest teistest oluliselt maha. Ainult 28,3% USA elanikkonnast ütleb, et nad kasutavad tehisintellekti regulaarselt oma tööülesannetes. Stanfordi tehisintellekti indeksi järgi, mis jälgib tehisintellekti levikut selle põhjal, kui suur osa inimestest kasutab generatiivset tehisintellekti regulaarselt tööl, on Ameerika Ühendriigid tegelikult umbes 24. kohal, mis tähendab, et nad jäävad teistest oluliselt maha. Üle kogu maailma võtavad teised riigid tehisintellekti oma igapäevastesse tegevustesse palju kiiremini kui ameeriklased. Mõned juhtivad riigid olid Iirimaa, Norra ja Prantsusmaa, kus kasutusmäär oli 40% ringis. Singapur on 60,9% juures, samal ajal kui naftarikas Araabia Ühendemiraadid jätkab oma suurt tehnoloogialast edasiliikumist 64% kasutuselevõtu määraga. Need riigid näevad tehisintellektis suurt potentsiaali ja suhtuvad sellesse üldiselt palju positiivsemalt kui ameeriklased. See tõstatab tehnoloogiajuhtide jaoks küsimuse, mis siis valesti on. Asi ei ole juurdepääsu puudumises, kõik peamised tehisintellekti tehnoloogiad on koondunud Ameerika Ühendriikidesse. Samuti ei ole asi taskukohasuses, sest tehisintellekt on olnud avalikkusele tasuta kättesaadav alates ChatGPT debüüdist 2022 aastal. Kuigi enamik pakub nüüd aktiivsetele kasutajatele tasulisi tellimusi, eriti neile, kes soovivad luua videoid ja pilte, on enamik funktsioone siiski tasuta kättesaadavad vaid ühe nupuvajutusega. Kuid võib olla kultuuriline lõhe, mida on palju raskem ületada. Euroopas on tehisintellekti kasutuselevõtt olnud kõige tugevam riikides, kus on sügavad ametiühingute ja tööõiguste kaitsetraditsioonid. Nendes kohtades käsitletakse automatiseerimist sageli teistsuguses valguses. Selle asemel, et näha seda ainult ohuna töökohtadele, nähakse seda üha enam kui tööriista, mis võib vähendada töökoormust, lihtsustada korduvaid ülesandeid ja lõpuks parandada töötingimusi. Tehnoloogiale orienteeritud kultuurides nagu Lõuna-Korea on meedia valmis uut tehnoloogiat positiivselt kujutama. Kuid Ameerika Ühendriikides pole olukord sugugi nii roosiline ning inimesed ei muretse ainult sellepärast, et see võib nende tuleviku ära võtta. Ameerika Ühendriikidel on suur elanikkond ja võrreldes suure osa Euroopaga nõrgem sotsiaalne turvavõrk. Selle tulemusena kipuvad paljud inimesed nägema tehisintellekti pigem otsese ohuna oma elatisele kui tootlikkuse tõstjana. See mure on ainult süvenenud, kuna ettevõtted katsetavad töötajate asendamist tehisintellekti vestlusrobotitega, eriti klienditeeninduses ja tugiteenustes. Mitmel juhul on need lahendused andnud vastuolulisi tulemusi, mistõttu ettevõtted on hiljem automatiseerimist vähendanud ja palganud uuesti inimesi, et puudujääke täita. Uue tehnoloogilise uuenduse jaoks on ainult üks asi hullem kui tunduda probleemina, tunduda kaotajana. Ja paljudele tavalistele ameeriklastele näib tehisintellekt praegu olevat mõlemat. Paljud investorid hoiatasid, et me võime olla jõudmas tehisintellekti tipuni. Suured investeeringud tõenäoliselt jätkuvad, kuid avalikkust pole suudetud veenda. Vähemus ameeriklastest huvitub üha enam tehisintellektist, kuid tehisintellekti pooldajad pole suutnud sellest publikust kaugemale jõuda. Ja mida rohkem avalikustatakse selle tehnoloogia piiranguid, seda enam võib kartus ebaühtlase võimekuspiiri ees hakata investeeringuid jahutama. Lõppude lõpuks, kas mõni suur ettevõte investeerib oma infrastruktuuri tehnoloogiasse, mis ei suuda mõelda, vaid ainult ennustab vastust selle põhjal, mida arvab õigeks? Võib-olla mitte, kui nad tegelikult kuulavad. Praegu seisneb tehisintellekti turuprobleem selles, et paljud selle suurimad pooldajad elavad omas mullis. Nad veedavad nii palju aega koos teiste uskujatega ja tehisintellekti tehnoloogiaga ise, et ei märka hoiatusmärke. See tähendab, et nad on ehitanud kaardimaja, mis võib igal hetkel kokku variseda.
halb raport uue tehisintellekti mudeli edenemise kohta või mõne mudeli halvast nõuandest põhjustatud katastroof võib viia massilise müügilaine ja tehisintellekti mulli lõhkemiseni. Loendamatud ettevõtted kaotavad kõik, mis viib kõige rängema majanduskriisini pärast 2020. aasta kriisi, kuid see ei pruugi olla kõige hullem stsenaarium. Mis hoiab tehisintellekti skeptikuid öösiti üleval, on maailm, kus tehisintellekti kasutuselevõtt jätkub täiskiirusel edasi. Ettevõtted ja valitsused integreerivad selle tugevalt olulisse taristusse, usaldades sellele miljonite otsuste tegemise iga päev. Ja siis läheb midagi valesti. Komistuskivist saab ahelreaktsioon, mis võib potentsiaalselt kokku kukutada majanduse, interneti või elektrivõrgu, kui tehisintellekt püüab oma vigast loogikat lahti harutada. Ja see on liigagi realistlik olukord. Kas sa usaldaksid oma riigi elektrivõrku tehnoloogiale, mis ei suuda siiani analoogkella lugeda? Mõned sektorid ei oota, kuni tehisintellekt on täiuslik, enne kui seda kasutusele võtavad. Nad liiguvad edasi niikuinii. Valitsused integreerivad tehisintellekti sõjalisse planeerimisse ja tulemused on sünge. Uuri välja, miks 95% tehisintellekti sõjasimulatsioonidest lõpeb täieliku hävinguga või vaata selle asemel seda videot.